Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on ESG aspekte oma ettevõttes rakendanud ning milliseid ämbreid läbi kolistanud ja kuhu nad plaanivad edasi liikuda. Mina olen Kristiin, minu vastas istub täna Velemendi juht Lauri Tuulberg. Millised need viimased uudised on siis Velemendis üleüldiselt? Meil on selles suhtes, et hetkel puitmajasektor, et natukene on sellised nagu keerulised ajad, aga see ei ole selle podcasti teema, et see on selline seotud lihtsalt üldise ehitusturuga nagu alati, aga ESG-ga tegeleme väga aktiivselt, et lõpetasime just selle EAS-i ja Sustainere ESG meistriklassi programmi ja nüüd tegeleme siis selle nii-öelda lõpetamisega, et see korralikult kokku panna ja siis päriselt tööga pihta hakata. Aga kuidas te sinna üldse jõudsite, et mis need Velemendi eesmised sammud siis olid? Või kuidas Velement siis üldse? No see on niisugune pikk lugu, et lühidalt kokkuvõttes on nagu see, et me eelmise aasta lõpupoole vaatasime, esmalt võib-olla jäigi silma ühe konkurendi, Timbeko ESG raport ja kuna vaatasime, et meil on need tükid nagu olemas, et mis seal ikka, et paneme siis samamoodi kokku ja pigem oli see nagu niisuguse turundusliku suunitlusega fookus sellel antud hetkel, tollel hetkel. Aga kui siis juhuslikult lihtsalt tuli see EAS-i meistriklassi programm ja me juhuslikult osutusime siis üheks valituks sinna programmina. Ja ütleme, ma alguses olin suhteliselt siukses meelsuses, et tead, ma käin selle esimesel koolitusel ja viimasel koolitusel ja ülejäänud aja siis meil büroojuht teeb nagu need muud asjad ära ja küll me nagu need asjad kokku paneme. Aga siis juhtus selline nagu naljakas asi, et ma hakkasin sellesse teemasse süvenema ja teiseks oli see programm nii hästi üles ehitatud, et mulle lihtsalt hakkas nagu see programm kui selline meeldima. Ja mul on nagu selline probleem, et kui ma nagu mingisse asjasse nagu huvitun, siis mul tekib mingi maniakaalne nagu lähenemine sellele ja siis ma sukeldusin kõikidesse nendesse ESRS-idesse ja taksonoomiasse ja kõikidesse nüanssidesse ja veel oluline nüanss oli see, et me saime ühe mentoriks seal programmis Mihkel Tammo, kellega me saime kiiresti headeks sõpradeks ja tema on olnud tegelikult üks sükene väga kõva kestlikkuse influencer Eestis, ma ütleks, ja tema aitas mul nagu seda suunda ka nagu mõista, kuivõrd oluline see on ja siis nüüd see on nagu muutunud mingist sellisest turunduslikust dokumendist millekski hoopis muuks, mis kujundas ümber meie strateegiat mingil määral ja on palju suurem, kui see nagu alguses võib-olla nagu tundus. Ja lisaks sellele siis võib-olla oluline asi ära märkida on see, et kuna ma paralleelselt olen ka siis ehitusfirma Rand & Tuulbergi nõukogus, siis sealt hakkas mingisugune doominoefekt pihta, kus nagu Velement tegi seda ja siis me andsime üle või tähendab ehitusfirmal tundus ka, et on huvi selle vastu ja kuna nad on suur ettevõte, siis nad peavad järgmise aasta finantsaruandluses seda kajastama ja siis selgus, et tegelikult kõik Rand & Tuulberg grupi kuuluvad ettevõtted peavad sellega kaasa minema ja siis ütleme siis viimase ajal, millega ma olengi tegelenud, on see, et nagu võib-olla siis aidanud nagu nii ehitusfirmal kui ka grupil seda nagu rada leida ja siis ka nagu ütleme, ja võib-olla üks oluline siis nagu töövõit oli see, et me saime siis grupi levelil tööle ka kestlikkuse juhi, et mis ma arvan näitab väga hästi, et kui nagu committed me oleme sellesse teemasse. Aga Velement on siis üks osa Rand & Tuulbergi grupist, eks? Täpselt. Millest Velemendi enda lugu alguse sai, et Rand & Tuulberg on juba vana ja tuntud ettevõte? Ta on Rand & Tuulberg grupi nagu noorim liige, et selles suhtes, et mis see vanuse number juba on?
8 aastat äkki, vist midagi sellist. 2015 küll, aga siis me ehitasime tehase, et esimesed aastad läksid selle peale, et suhteliselt nullist väga kaasaegne tehas, automatiseeritud ja nii edasi, et see nagu lihtne teekond ei ole olnud. Aga võib-olla see grupi perspektiivist see huvi oli nagu, meil on olnud grupis alati tootmisettevõtted ka nagu Muuga-betoon element, Columbia kivi, et Trane Tulberg Grupp nagu hõlmab natukene võib-olla mingil määral siis nagu kogu seda ehituse väärtusahelat alates arendusest, tootmisest, projekteerimisest kuni peatuvõtu ja eriosadeni ja betoonitöödeni välja erinevate tütarettevõtete näol, aga element oli siis selline sukeldumine puidu kasutusse, puitehitusse ja see teha selline teema, nagu ma ennist mainisin, on olnud nagu üks meie fookuseid ja võib-olla ka siis see, ütleme, pühendumus ka nagu tehnoloogilisse uuendusse, et nii Muuga-betoon elemendi näol kui ka elemendi näol on tegelikult nagu tegu suhteliselt nagu päris kaasaegsete tehastega. Ja siis see oli kuidagi ja mu enda jaoks isiklikult oli see, et ma olin ennem nagu ehituse projektijuht, Trand ja Tulbergis siis. Jah. No nagu perekonna nimi arvatavasti ütleb, et siis ma nagu pigem sündisin sellesse sektorisse, et see kuidagi ma ei tea, näitlejate poegadest saavad näitlejad ja arhitektide poegadest arhitektid ja millegi pärast, et kui sul, ma arvan, kõrval keegi vanematest nagu kirega teeb mingit asja, et siis see kuidagi on selline sulle paratamatult nagu hakkab see asi huvi pakkuma ja siis ma ennem olin nagu ehituses erinevates positsioonides ja siis lõpuks sukeldusin nagu majade tootmisse. Võib-olla üks nüanss on see, et mul oli nagu, kuna ma olen 2 asja õppinud nagu ülikoolis, et ühest ehitust, tsiviilehitust ja siis tootmisinseneeriat ka ja siis mul oligi nagu, et ma alguses mõtlesin, et üks nendest kraadidest läheb nagu raisku, aga siis oli tore, et sai nagu tootemaju ehk siis nagu ehitus ja tootmine kokku siduda, nii et see on nagu olnud selline ütleme, et siis võib-olla 2015, kui me alustasime Elementi, siis see megatrend teha selline ehitus, kui selline ei olnud võib-olla nii aktuaalne või inglise keeles off-site construction aga ta nagu nende aastate jooksul, kui me seda tegime, siis ta minu arust nagu kujunes selliseks, et kui me praegu räägime nagu teha sellisest ehitusest nagu suhteliselt igapäevaselt võib-olla nagu ehitusringkondades, Eestis võib-olla vähem, aga ütleme välismaa sellistes levinumates võib-olla ehitusringkondades narratiiv on nagu suhteliselt nagu kohal, et siis see on kujunenud selliseks väga huvitavaks osaks. Aga teha selline ehitus või teha selline maja, et siin on nagu nüüd erinevad terminid, et üks on elementmaja, teine on moodulmaja, et võib-olla sa natukene kajastad seda, et esiteks, mis on see põhiline erinevus nende vahel ja see, et miks just nagu te siis selle ühe suuna valisite? Nojah, siin ongi see, et Eestis ka neid termineid kasutatakse suhteliselt nagu laialivalguvalt ja see on nagu teinekord tekitab segadust inimestes. Et inglise keeles on nagu selle elementmaja või nagu nimi on nagu panelized construction, ehk siis mida nagu nimi ütleb, et on nagu paneelid või nii-öelda 2-dimensioonilised elemendid. Moodulehitus inglise keeles on volumetric units on ju, et see on nagu mingid ruummoodulid, mis siis on nagu teha selles, et see kogu teema on pigem nagu ju selles, et kui palju väärtust sa tehases saad luua. Et kui meie teeme elemente, siis sa saad nagu mingi levelini seda väärtust luua tehases, mida sa muidu teeks platsil. A la stiilis, et soojustatud elemendid, fassaad lõpetatud, aken ette pandud, et kui sa võtad nagu mingi kaasaegse hoone, mis peab ligi nullenergia nõuetele vastama, siis igasugused teipimised, aurutõkked ja nii edasi on muutunud nii oluliseks, et seda on palju lihtsam kvaliteetselt teha, sellist tingimustes teha. Nüüd moodulehitus on lihtsalt see, kus need elemendid pannakse kokku mingisuguseks transporditavaks ruummooduliks, mis siis võimaldab selle, et sa saad need ruumid ka tehases ära viimistleda, eriosad seal lõpetada ja nii edasi, et see lihtsalt on selline, et kui sa mõtled peas mingit sellist nagu mõõdikut, kus sul see teha selline
valmidusaste on a la platsiehitus, siis on sul kivi on ka ju tegelikult nagu tehaseliselt valmistatud komponent, siis sul on mingisugune, ma ei tea, muu suurem tükk, mis on tehases, et siis sa jõuad elementideni, seal on ka erinevaid mingid nurki, palju sa tehases saad valmistuda ja siis lõpuks jõuad moodulini välja või siis valmis majani ka, mis teatud tingimustel on isegi võimalik, et sa teed ka vundamendi peale maja valmis, on ju, et Eestis on tehased, kes seda ka teevad. Aga see paneb selged piirangud nii arhitektuuriliselt kui ka võtmesõna on transport, on ju, et sa pead suutma need ju kohale ka tuua kuluefektiivselt, et see on nagu see põhierinevus. Ja miks meie võib-olla oleme siis selles elementehituses, me katsetasime ka seda suunda mooduli peale minna, aga pigem see ei ole meie tehases nagu otstarbekas ja me pigem keskendume siis nagu elementehitusele, mis on siis nagu, mis võimaldab nagu, ütleme, et pigem siis võib-olla mõtle siis seda nii, et on teatud hoonetüübid, kuhu on mõistlik elementides teha ja on teatud hoonetüübid, kus see moodulehitus sobib ideaalselt. Et moodulehitus nõuab teatud suurusega objekte, et seda mahtu teha nagu kuluefektiivselt, on ju. Et sest siia juurde käib ka kõik projekteerimine ja ettevalmistus ja nii edasi, et sellise pisikese eramaja puhul see ei ole väga pointi enamasti, aga elementehitus nõuab või võimaldab sellist arhitektuurset vabadust rohkem ja selles suhtes ta on nagu kindlalt täidab mingit niši, nii nagu moodul tegelikult nagu täidab mingit niši, kus on nagu, et kui me võtleme suurt ehitust tervikuna, siis ega see tehaseline ehitus on ikkagi nagu üks osa sellest, et see ei ole nüüd niimoodi, et see on lahendus kõikidele ehituse probleemidele, millega ehitus nagu silmitsi seisab, on ju, et aga jah, et sellel tehaselise ehitusel on nagu erinevaid versioone, et ja betoonpaneelid näiteks on ka tehaseline ehitus, et sa võid ju neid seinu valada ka platsi peal põhimõtteliselt. Okei, ja ühesõnaga sai alguse siis soovist seda suunda täiustada kuidagi? No isiklikul tasandil ma arvan, oli lihtsalt nagu mingit väljakutset vaja, et ma olin mingit projekte teinud, objektijuhtidena, ma olen päris nagu, et see on ka väga äge töö on olnud, et ma olen nii Ülemiste liiklustunneli peal olnud kui ka siis suur osa Lasnamäel olnud, kus ehitanud seal korterelamuid ja et selles suhtes mul lihtsalt mingi hetk nagu tõmbas väga see mingisuguse uue asja alustamine ja see tehaseline ehitus nagu mainisin, et miks mind huvitas läbi selle hariduse, et see tootmine oli mulle nagu kogu aeg huvi pakkunud. Et lihtsalt siis on tore, et ma olen need kaks asja suutnud põimida, ehitus ja tehas ja seal nagu erinevaid nii-öelda neid juhtimismeetodeid või erinevaid nii-öelda protsesse, uuenduslikemaid protsesse rakendada, et see on, Element on olnud nagu selline hästi äge platvorm, kus me oleme selle noore meeskonnaga, mis on suhteliselt väike loomulikult, et kontoris kuskil 12 erinevatel aegadel on praegu kuskil 12 inimest, et sellise meeskonnaga on sul hästi lihtne teha mingid selliseid kiireid muudatusi, katsetada mingisuguseid erinevaid strateegiaid, mis iganes, kas või selle ESG-ga, et see ei olnud mingisugune suur, ütleme, mingit muutust vajav nagu otsus, vaid et see oli pigem toimus nagu hetkega, et selles suhtes on Element pakkunud nagu hästi palju selliseid võimalusi testida väga erinevaid nii IT-lahendusi kui ka laiemalt mingid juhtimisprintsiipe. No puitmajad ise ja kogu see pool on ju tegelikult väga kestlik, no puit ise. See ei olnud teil ju algusest sinna sisse kirjutatud kogu see kestlikkuse pool. See tuli ikka nüüd nagu selle viimase aastaga. Võib-olla nii palju võib öelda, et puitelementmajad tehasest tehtud, et ta tegelikult juba eos omab sellist kestlikkuse mõõdet ju, et puit on, või laiemas ehituses nähakse puitu kui ühte sellist, ütleme,
head suunda, millega siis ehituse jalajälge vähendada. Iseasi, kes seda on otstarbekas nagu igal pool kasutada, et neid kõiki materjale peaks nagu tervikuna nägema, et kus teda on otstarbekas kasutada ja see ehituse jalajälje teema muutub nüüd lähiaastatel oluliseks. Kui see materjal kõrvale jätta, siis teha selline ehitus iseenesest on väga, ma arvan, nagu ütleme, haakub selle kestlikkuse teemaga, sellepärast, et sellel tehases ehitades on sul ressursid kontrolli all, kui me räägime lihtsalt jäätmetest lihtsamalt või siis ka näiteks energiakasutusest, meil on päiksepaneelid, suur osa energiast tuleb nagu nendest ja kui sa seal, ütleme, kui sa võtad selle jalajälje mõõtmise sellise lihtsalt nagu teemaks, siis see tehaseline ehitus, ma arvan, on nagu üks väga hea selline, mis see õige sõna oleks, ütleme, et platvorm siis näiteks, et mille puhul siis oleks võimalik nagu kontrollida kõiki neid jalajäljega seotuid näitajaid paremini. Et jah, see võtmesõna ongi kontroll, ja ma olen nõus, et Velemendi algusaastatel ei olnud nagu see, et me tahame hullud kestlikud olla ja et pigem see oli selline äriline otsus selles suunas minna, aga nagu ma ütlengi, et need muud narratiivid ehituses on selle perioodi jooksul lihtsalt nii palju liikunud kõikidesse nendesse suundadesse ja nüüd pigem on see nagu väga, ütleme, sükst olulist kui sa võtad nagu laiemalt, mis ehitus toimub, siis see tehasine ehitus ja puidukasutus on nagu kaks sellist suurt teemat, mida tihti käsitletakse. Nii et ta nagu sobitub. Sobitub hästi kogu selle pundiga kokku ja loob selle siis, täiustab seda tervikut. Randetulvergruppi mõtled, ja ma arvan küll, et selles suhtes, et ma arvan, et ma arvan, et Velement on ikka, ma pigem loodan vähemalt ja arvan, et on andnud nagu päris palju ka grupile nagu tagasi just mis puudutab selliseid innovaatilisemaid, ütleme siis sükseid suundi ehituses, et mitte lihtsalt nende puitelementide näol, vaid ka mingid muud innovatsioonisuunad, mis meie oleme saanud läbi katsetada ja siis nagu meil praegu ka on käsil, et mingid nii-öelda meetodeid kasutada grupis laiemalt, et on selline mõnus testimise platvorm olnud selles valguses lisaks sellele, et äri on. Aga nüüd sa rääkisid innovatsioonist. Kas seal te rakendate natukene seda roheinnovatsiooni poolt ka, rohetehnoloogiate kasutust või see on pigem siis, mis need innovaatilised ideed on? Võib-olla nagu tüürin sinnapoole just. Jah, no kui me võtame meie nagu jalajälg, siis ikkagi põhiline komponent sellest on siis nii-öelda see Scope 2, et see... Kui kaugel Scope 3 on? Ma ütleks nii, et me oleme seda kombanud. Meelest tuleb pidada seda, et see meistriprogramm alles lõppes, et me oleme mingi 6 kuud seda ajanud, on ju. Et ma arvan, et see esimene etapp on see, et jõuda nüüd, et meil on andmed käes, mis meil Scope 1, Scope 2 on. Ja ma olen nagu natuke testinud seda Scope 3 nagu, kuidas see lähenemine oleks nagu kõige, et meeles tuleb pidada ju seda ka veel, et meie kliendid on näiteks suured peatöövõtjad, alas näiteks nagu Skanska Rootsis, siis tema jaoks mina olen Scope 3, et selles suhtes, et see muutub nende jaoks järjest olulisemaks, et kui sa võtad Rootsi suurettevõtted või ehitajad, nad on nagu, ütleme, süke 5 aastat sellest ees, mis meie peatöövõtjaid suure tõenäosusega ees ootab. Et selles suhtes see on minu jaoks oluline, aga ma arvan, et me jõuame sellega nagu detailsemalt tegelema hakata, ma arvan, lähiaastatel. Et see ei ole nii, ma ei võta seda üldse kui sellist mingit nüüd, et selle aastaga peab olema Scope 3 ka kuidagi, et pigem me nagu testisime nii väärtusväärselt ülespoole kui allapoole, nagu, et kuidas see
meelsus on, aga ma arvan, et siin natuke tuleb lihtsalt nagu, et et pigem see Scope 3 saab ikkagi, ma arvan, olema ka lühiajalises või ütleme siis sellises keskmise ajaraami perspektiivis mingi kvalitatiivne mõõde, et ta ei ole mingisugune, et nüüd me hakkame piirama mingeid oma tarnijaid. Ma ei tea, kui mõttekas see esialgu oleks, et see pigem ikkagi kõik ettevõtted praegu, ma arvan, on sellel teekonnal, kus nad nagu alustavad seda mitte. No pigem ikka step by step. Ja. Et ühel hetkel ehk jõuavad kõik selleni, et siis kuidagi mitte välja vahetada, aga teha ka ennast kestlikumaks. Ja kui me võtame näiteks Skanska, et me tegime intervjuu nendega ja siis nende eesmärk on 2030 olla nagu net negative, net zero minu arust oli, aga nad on selles graafikus ilusti ees. Ja nad, kui ütleme siis Scope 1, Scope 2, aga Scope 3-ga, ega neil ongi see, et see muutub nüüd järjest nende jaoks oluliseks, sellepärast et nad esimese 2 nagu eesmärke ilusti täidavad. Ja nemad võtavad nüüd sealt erinevaid mingid nüansse juurde siis, mis nende jaoks on olulisemad, aga meeles tuleb pidada seda, et nad on aastaid ees sellest asjast, et need teemad, mis võib-olla meie jaoks on hetkel olulised, on neil juba 5 aastat tagasi läbi käidud, et selles suhtes nad nagu peenhäälestavad mingid teemasid, aga selles suhtes jah, nende jaoks on see Scope 3 väga oluline ja meie, et olla siis nii-öelda nende vääriline, siis sa pead sellega tegelema. Aga jah, ma arvan, et minu see roll võib forsseerida seda siis nii-öelda, et selleni me jõuame mitte nüüd nii kiiresti. Aga teil siis need peatöövõtjad ei avaldanud mingisugust survet selles osas? Eestis kindlasti mitte, aga Rootsis, tähendab, nad ei avalda survet selles mõttes, et nüüd ma arvan, et nad hakkavad teatud mõttes avaldama survet, aga see surve ei ole selline nagu agressiivne võib-olla. Et mingid jalajälje andmeid me oleme andnud, et nad saaks enda andmed nagu korras hoida või üldse andmeid koguda. Aga ma ütleks nagu et selles suhtes see jalajälje temaatika nagu ütlen, et see on nagu ikkagi natuke veel nagu lapse kingades, et päris täpselt ma arvan, et seda õiget lahendust veel ei ole kõigil või võib-olla mulle tundub see nii. Ta ei ole küll väga uus teema, aga kuna see on see teema, mis praegu igapäevaselt areneb järjest, siis sinna lisandub lihtsalt nagu nii palju erinevaid komponente või aspekte või vaateid juurde, et lihtsalt tulebki kaasas käia. Nojah, näiteks kui sa võtad ju selle ESRS-i standardi, et siis tegelikult ju ma julgen, ma arvan, et me oleme näiteks ikkagi pigem üks nendest esimestest ettevõtetest, kes hetkel, mitte et Velement oleks esimene, aga ma arvan, et hetkel on see laine sellel aastal nii-öelda neid ettevõtteid, kes reaalselt ESRS-i järgi teevad neid topeltmõjususe hindamisi, et see on olnud ju tegelikult, ta minust jõustus ju eelmise aasta sügisel või et ühesõnaga, et ma arvan, et siin on päris palju sellist pokerface'i ettevõtetel, et nad või siis ka konsultantidel osadel, ma arvan, et nad saavad täpselt aru, mis toimub, aga mul on tunne, et nagu praktikas selle rakendamine ei ole olnud nii, seal ei ole, ma arvan, mingit ülihead välja kujunenud meetodid, et see on nagu või siis vähemalt kommunikatsioonis on ju. Et selle EAS-i meistriprogrammis see Sustinere oli nagu, tundub, et nad nagu jagavad biiti, et korraldasid seda väga hästi ja käsitlesid seda teemat väga hästi. Et seda oli nagu rõõm nendelt nagu õppida. Aga praegu me teeme eile kusjuures tegime siis selle esimese ehitusfirmas topeltmõjususe hindamisega alustasime, et
et seal on ikka päris palju veel õppida, et kuidas sa sellele lähened oma inimestega, kuidas sa seda kommunikeerid just välja, et see on kõigile selge, kuidas sa seda kaardistad ja nii edasi, et ma ütlengi, et tegelikult ju ei ole ühtegi nagu väga head väljakujunenud asja, sellepärast et see on nii hiljuti jõustunud meetod, et isegi kui sa vaatad nagu Skanskat või mingid Rootsi suurettevõtted jälgid nagu, et benchmarkida neid, kuidas nemad seda teevad, siis kõigil on natukene nagu mitte vale, aga iga nagu veits sa näed, et see sõnastus ja tõlgendus on natukene nagu oma mingi stiiliga tehtud, mis ei ole otseselt vale, et võib-olla taustal kuskil nad on, kõik haakub ju selle taksonoomia määruse ja ESRS-iga, või muude dokumentidega, aga lihtsalt see, kuidas nad seda välja kommunikeerivad, võib-olla natukene tekitab et kuidas sa selle siis nagu siin tegid ja et kust see tuleb, mida sa siin, aga jällegi, et see kõik on nagu korrektne ja õige, et nad nagu fokusseerivad õigetele teemadele ja et sealt on väga palju õppida, aga samas nagu, et ma ei ole nagu näinud ühtegi nagu sükest veel nagu, et wow, et see on hea näide, et isegi kui sa YouTube'ist otsid mingisuguseid neid teemasid, et näiteks kuidas seda topeltmõjust lahendada, siis seal on minust jällegi, et üks ütleb natuke nii, teine ütleb et siis sa nagu kuidagi pead ise selle kokku panema, et kuidas see õige lähenemine on sinu meelest. Olen nõus, täpselt nii ta kuidagi kipub olema, et kõik ettevõtted natukene kuidagi kombivad vaikselt. Aga kui sa rääkisid, et kogu see kestlikkuse teema esimene samm oligi teie poolt siis meistriklassis osalemine, siis mis see sealt järgmine oli see süke väike milestone, millega te siis nagu kuidagi liikuma edasi saite minna? Ma arvan, andmete kogumine? Andmed me kogusime tegelikult paralleelselt selle meistriprogrammiga ja siis me kasutasime seda GreenSpect, üks see Sustineeri enda rakendus, millega siis me ainult tegelikult Scope 1, Scope 2 mõõtmise mingil siis täpsusastmel tegime ära. Ja ma arvan, et see on suhteliselt nagu täpne, on ju. Et aga ma arvan, et see milestone ikkagi hetkel on see mõtteviisi muutus. Et sa saad nagu aru, et eriti kui me hakkasin seda grupi levelil nagu rääkima, ja nagu, et kuivõrd nagu ütleme, et see idee mahamüümine on ju alguses inimestele, kelle jaoks võib-olla on selline rohepesu järgmine etapp on ju, et kuidas tegelikult siis nagu seda nagu positiivses võtmes nagu inimestele nagu lauale panna. Ja ma arvan, et sealt jälle tuli nagu mingi ehitajalt võib-olla küsimus, et okei, et see on nagu ISO, aga lihtsalt nagu kestlikkus on ju, et kuidas siis nagu seda selgitada, et näiteks, et ISO on sul nagu mingisugune raamistatud juhtimis, ütleme, süsteem või siis selle sertifitseerimissüsteem, aga et sul ESG või kestlikkuse teema on ju tegelikult nagu tulevikku vaatav, ütleme, siuke strateegiline dokument või lähenemine, ütleme, et seal on nagu päris palju seda mõtteviisi küsimust ja see võttis nagu aeg, kusjuures ma ütleks nii, et see võttis üllatavalt lühikest aega. Kui palju on? No me ütleme mingi, ma arvan, et siuke 2-3 kuud. Ma arvan, et ma ise ka imestasin, et inimesed sellega kaasa tulid, et paralleelselt sellega on ka, et meil ehitusfirmas vahetus juhatus, et nüüd on uus noor juhatus ja ma arvan, et neil oli ka nagu seda lihtsam maha müüa, seda ideed, et ja nemad said sellest vajadusest aru ja lisaks siis finantsjuht selgitas neile, miks seda on vaja tegema hakata, aga lihtsalt ma arvan, et see on nagu see tehniline pool, kui nagu seda finantspool käsitleda on ju, aga kui nüüd lihtsalt rääkida sellest strateegilisest ja nagu sellest väärtuspõhisest lähenemisest ESG-le, et kuidas sa nagu näed visiooni vaatevinklist seda haakuvat su ettevõttega, et siis see oli nagu, et pigem siin võib-olla see kõige suurem milestone oligi see, et me saime grupi levelile siis ESG juhi tööle, kes siis hakkab seda juhtima, et ütleme, et see arusaam sellest, et see ei ole selline pelgalt
mingi selline ISO dokument, mille sa täidad ära ja siis lükkad kuskil ära, vaid et see on nagu väga paljuski vajav sellist nagu strateegilist komponenti, et seal on loomulikult see tehniline tuimtöö, aga lisaks sellele on ka lihtsalt see nagu ütleme selline visiooni komponent, mida peab ütleme selline, et ütleme, et sa võid seda konsultantidega teha, aga mul on tunne, et ikkagi mingist suurusest alates on see palju loogilisem, et sul on enda inimene, kes nagu haldab seda. No eks see on täpselt see teema, miks ma ise ka nagu sellega natukene liikuma hakkasin, just ka siis väike ja keskmise suurusega ettevõtetele siis ESG juhi teenust pakkuma kui sellist, sest üks asi on nagu see, et mis sa seal aruandes teed, aga teine asi siis ka see päriselt ellu viia ja kogu see transformatsiooni pool ja ettevõttes nende muudatuste läbiviimine ja toimima saamine. Ja ma arvan, et see on kõige keerulisem, et sa võid selle raporti nüüd ära teha, aga now what nagu, mis sa nüüd siis teed, et neid eesmärke seada, et need oleks realistlikud, mõtestatud, kuidas neid juhtida nii, et inimesed kaasatud on ja tahavad sellega nagu tegeleda, et või siis ka lihtsalt, et sul on keegi inimene, kelle juurde sa saad pöörduda mingite küsimustega, et mul on tunne, et siin on päris palju, siin ootab väga palju tööd ees, et ega mul ka alguses oli nagu aru saada, et kas see on ikka nagu eraldi positsioon nagu, et aga nüüd mida rohkem, et tegelikult ju ta ei ole lihtsalt kestlikkus, et sul on ka ju sustainability või tähendab see, et sul on ju tegelikult nii-öelda see social aspect ja siis sul on ka see governance aspect, et sul on ju tegelikult nagu Need on igas valdkonnas ikkagi põimunud kokku HR-iga põhimõtteliselt, et sul nagu lihtsalt need nüansid on ju, et ütleme, et mul on nagu tunne, et mis see Euroopa Liit, et ütleme, et praegu ka, et üks võimalus seda näha on sellises negatiivses mõtmes, et kurat jälle mingisugune asi, mida peab hakkama siin tegema ja et kas see teeb kõik meil kallimaks ja nii edasi, aga teisest küljest, kui sa nagu vaatad seda, milliseid meetodeid peavad ettevõtted nagu rakendama või läbi tegema selle, kas või selle topeltmõjususe analüüsiga või üldse selle, kuidas nad peavad strateegiat sõnastama, kuidas nad, saad aru küll, et kuidas tervikuna, et siis mul on tunne, et nagu see tore asi on ju see, et me saame paremaid ettevõtteid suure tõenäosusega. Lisaks sellele, et nad on kestlikumad, aga nad võib-olla reaalselt siis on sunnitud mõtlema strateegia peale, oma visiooni peale, oma väärtuste peale, oma töötajaskonna peale teistmoodi, et kindlasti seal tuleb nagu mingit nii-öelda rohepesu või mis iganes on ju, et mõõtmega asju, aga võib-olla see ESRS ja kõik need taksonoomia, see nagu on loodud selleks, et seda vähendada, et luua mingid raamid, kuidas seda nagu reaalselt võiks teha nii, et see oleks võrreldav kahe ettevõtte vahel või aga ma arvan, et see tulemus on ikkagi see, et sul tekivad paremad ettevõtted, rohkem siis nii-öelda, mis see eestikeelne sõna oligi, säile nõtkemad, more resilient companies nagu, et nad nagu arvestavad neid riske või siis ka võimalusi, mis siis nagu nendest analüüsist välja tulevad ja siis loodetavasti ka rakendavad neid ja arvestavad nendega. Ehk siis kõik IRO aspektid, riskid, võimalused, mõjud, et kõik on seal sees. Et ma olles ise neid nagu paar korda nüüd läbi teinud on ju, et siis tegelikult sa ju lisaks sellele kestlikkuse temaatikale sa ikkagi vaatad ju seda ettevõtet tervikuna ja ta mõnes mõttes ka sunnib sind seda kommunikeerima oma töötajaskonnale, et mis need riskid ja võimalused on ja et kui selle läbi selle kommunikatsiooni ja läbi nende raamide, et see võib-olla on selline kõrvalmõju on ju, aga ta tegelikult nagu mul on tunne, toob kaasa selle, et sul on paremad ettevõtted. Et vähemalt ma loodan. No eks seda öeldaksegi, et üks asi on see, et on kohustus, on vajadus siis sõltuvalt sellest, et sult juba endalt küsitakse, et ei ole riigipoolne nõue. Ja sellele ju järgnevad tegelikult erinevad võimalused, mis endaga kõik kaasa toob.
kui palju teil neid on ilmnenud juba? Mitmeid, ma ütleks jällegi, et võib-olla tagasi tulles selle meistriprogrammi juurde, et nagu ma mainisin, et meie see mentor oli Mihkel Tammo, et Mihkel, ma arvan, olles seda Estangist teinud vist, kui ma ei eksi, ta alustas selle 2015, ma ei tea, mis levelil ta tookord alustas sellega ja nii edasi, aga et ta pigem nagu läbi oma kogemusega aitas, ma arvan, meil päris palju seda nagu fookust seada, et ja nagu ma arvan, ka innustada sellega nagu tegelema laiemalt või ütleme, et näha seda mitte pelgalt kui nagu tehnilist dokumenti, vaid kui mingit võimalust suuremaks muutuseks, et jah, ta on selle kestlikkuse egiidi all, on ju, aga tegelikult kui sinna sisse minna, siis on neid erinevaid nüansse, mis sealt avanevad, et ma arvan, et see Mihkli nagu väiksed sellised workshopid, mis me tegime ja see know-how, et me võtsime selle kiiresti omaks ja siis arendasime seda edasi ja nüüd, et ma arvan, et siin neid võimalusi et sellega tuleb veel tööd teha natukene. Nüüd meil üle-eelmine ESG Impacti osa oli just Estankiga. Oled sa seda juba kuulanud? Ma ei ole jõudnud veel. No siis sul aeg on seal ka väga põnev ja kindlasti ma loodan vähemalt, et sa saad sealt erinevaid mingeid mõtteid veel juurde. No neil on ka dedicated nii-öelda ESG juht on ju, et see on me oleme sealt nii-öelda Mihkli aju noppinud, aga ma arvan, et ma kindlasti kuulen ära, et nad on kindlasti sellega eesrinnas olnud ja jätkavad seda teekonda, et seda on nagu ja heaks eeskujuks nii teile kui teistele? Kindlasti selles suhtes, et ma arvan, et ma võib-olla mainisin alguses ka, et meil oli võib-olla üheks innustavaks ettevõtteks oli meie üks konkurent Inbeco, kellel oli see tehtud ja see lähenemine mulle nagu meeldis, nagu ma mainisin alguses, et see tundus alguses see, et paneme need tükid kokku, aga võib-olla osaliselt, miks see nagu nii palju keerukamaks ongi muutunud, on ka see ESRS-i tegelikult teema, et ta on ikkagi sunnib sind nagu natuke teistmoodi seda tegema, kui lihtsalt selliselt võib-olla nagu ta sunnib sind süvitsi rohkem minema, et ja paneb rohkem raamidesse, kuidas sa seda nagu välja kommunikeerid või mida kommunikeerid üldse. No eks seal ole kindel põhjus ka, seda andmeid on ju vaja kuidagi võrrelda. Jah, täpselt. Et mitte siis ainult meie väikse Eesti piires, vaid tegelikult ju üle-euroopaliselt. Jah. Et annab parema selle vaate kõigele siis. Nojah, et kui seda võimalust nagu võtta korra tagasi tulles ongi lihtsalt see, et kui näiteks lähiaastatel on mõnes mõttes loogiline, et see muutub ka mingisuguseks nii-öelda kriteeriumiks äri tegemisel, ma pean silmas, et kas sa oled edukas mingisuguse hankes või kas sind üldse valitakse või et kas sa oled näiteks pangakõlbulik või kas sa oled Skanska kõlbulik näiteks, et see muutub nii palju oluliseks, ma arvan, et sealt tekibki see nüanss, et kuidas sa siis objektiivselt hakkad mõõtma seda, et kas see, mida sa ajad, on mula või on selle taga mingisugune päris meetod, on ju, et mul on tunne, et need asjad, mis paika on pandud, et need akronüümid loomulikult ajavad nagu lõpuks juhtme kokku sulle, et mingid CSRD, SRS ja nii edasi, et aga kui sinna nagu süveneda, miks need on loodud, siis tegelikult seal on nagu põhimõtted taga ja siis kui sa nagu tagasi mõtled, siis tegelikult ega teist meetodit nagu ette ei kujuta käest, et ma saan aru, et see ju, kui sa võtad selle SRS-i ka, et siis 2025 see mõjutab mingi 50 000 ettevõtet Euroopas. See on päris palju, et ütleme, et konsultantidel on päris palju tööd ees, mul on tunne. No jah, praegu on see kogus ettevõtteid, aga neid lisandub tegelikult ju iga aastaga juurde. Jah, ma mõtleks ka, et kõikidele ettevõtetele, kes arvab, et nagu, et
meil on siin grupis ka olnud nagu natuke, et sa oled nagu väike ettevõte, aga kuna ta on grupi liige, siis ta justkui peab seda tegema. Et noh, et kurat, mis see minu asi on, et nagu, aga no kui sa tulevikus oled mingi suure börsiettevõtte Scope 3, siis see on sinu asi, sellepärast, et tema hakkab oma Scope 3-ga tegelema või sa oled arendaja, kes ju arendajad on palju aktiivsemalt sellega tegelemas ja kui arendajad on nagu jõudnud nagu palju, ütleme, kõrgemale valmidusastmele kui näiteks peatöövõtjad või noh, sest nad on rahale kõige lähemal, et kui sul pank forsseerib seda, siis järgmisena on arendaja, on ju. Et sealt samamoodi, et kui noh, järgmised ettevõtted kõik selles ahelas on siis nagu Scope 3-s, siis ju nagu päris naiivne oleks öelda nagu, et mind ei koti see teema, et küll ta hakkab kohe, et lihtsalt nüüd on 2 varianti, et kas sa oled selleks valmis või siis sa tegeled sellega siis, kui sa nagu oled kohustatud. Et kui kohe king ei pitsita, siis ühel hetkel hakkab, on ju? Nojah, ja mõtlengi jällegi, et nagu, et seda on nagu 2 meetodit, kuidas seda näha, ma arvan, või 2, ütleme, perspektiivi, kuidas seda näha, et kas see on lihtsalt pelgalt sulle mingi tehniline kohustuslik dokument, mida lihtsalt nagu täidame selle ära, et see on majandusaruande osa ja davai, teeme ära selle asja, no, mingisugune CO2 mõõtmine kuskil käib, on ju. Või sa võtad seda laiemalt ja sa võtad seda nagu päriselt, et mul on tunne, et selle kestlikkuse teemaga on natukene nagu niimoodi, et ma arvan, et ma ise ei ole usklik inimene, aga ma arvan, et nagu kirikus on suhteliselt nadi käia, kui sa nagu ei usu, et kui sa pead iga pühapäev käima nagu kirikus, siis on, ma arvan, suhteliselt igav, kui sa nagu usu, et sul on lihtsam nagu uskuma hakata sellesse asjasse, et ma arvan, et selle ESG-ga on samamoodi või kestlikkusega, et sa võid ju olla skeptiline, sa võid ka olla mingisugune lauskonservatiiv ja uskuda mingitesse lamemaadetesse teooriatesse ja mingitesse, et see kõik on üks suur BS, aga sa võid võtta selle suuna ju, et okei, et see, mida me teeme nagu oma keskkonnale on oluline ja see, noh, näiteks kui ehitust võtta, siis see jalajälg on tohutult suur, siis nagu sul on ka võimalus nagu lihtsalt mitte olla nii küüniline ja võib-olla seda on lihtsalt lihtsam teha, kui sa nagu võtad veits positiivsema perspektiivi sellele asjale ja lähed nagu kaasa selle flow'ga. Ja see ei tähenda seda, et sa pead mingisuguse juraga tegelema, sa võid ju sealt valida enda jaoks need asjad, mis on sinu jaoks mis päriselt mõju avaldavad. Mis on sinu jaoks olulised, mis on meaningful, on ju, et no ütleme, et kui sa võtad kõik need teemad seal ja sa ütled, et ükski sinu jaoks oluline ei ole, siis ma arvan, et sa päris pikalt nagu ei jätka, et arvestades seda, mida sulle nagu nii-öelda regulatiivne keskkond kaasa toob, siis nagu oota, et vaatame, mis saab. Aga nüüd, kui te alustasite, pool aastat olete tegelenud sellega, siis kui palju te selle poole aasta jooksul olete endal ämbreid saanud läbi kolistada? Mis on sellised parimad nipid, mis sa võib-olla nagu siis teistele annaksite, et ärge nii ikka tehke? No, vaata, Velemendis oli nagu see lihtne, et ma olen väike meeskond, nagu mainisin, ja ma ise nagu maniakaalselt sukeldusin sellesse, olles ise juht, siis nagu, et kui sul see juhi intent on nagu olemas, siis see on nagu üks olulistest verstapostidest, mida nagu, et kui sul juhtkond ei usu sellesse, siis sellega nagu väga hästi ei lähe. Ja siis ta muutubki pelgalt selliseks tehniliseks dokumendiks. Aga ma arvan, et jällegi meie jaoks võib-olla lihtsustas paljuski see meistriklassi programm, et ta pani väga selgetesse raamidesse need asjad, see Sustineere poolt oli väga hästi korraldatud, see kuidas nii-öelda etapid, ja loomulikult seal tekkis räigelt palju küsimusi, et kui sa alguses sellesse topeltmõjusesse sukeldud ka, siis sul nagu
kogu aeg tekib, et aga kurat, nagu, kas see on ikka nii või naa, et seal on see nii-öelda siuke segane, võib-olla mingi mõnes mõttes tekib siuke loominguline komponent sinna nagu juurde, et ta ei ole täpselt siuke, et punkt A, punkt B, punkt C. Aga kui sa sellega nagu ära harjud, et ma arvan, et seal on paratamatult selline 2-3 kuud sellist segaduste faasi, kui sa isegi täie rauaga sellesse sukeldud, on ju. Et aga kui sa sellest nagu välja tuled, siis sa nagu lõpuks hakkad seda nagu teistmoodi nägema. Ja siis see ei ole üldse nii keeruline minu meelest. Et ma nagu ütleks, et seda ei tasu nagu karta, et kui sa alguses seda nagu elevant ikkagi hakkad sööma ju ühest otsast jalast pihta ja et see on nagu lihtsalt siuke step by step, et seda ei ole mõtet näha siukse asjaga, et okei, teeme see aasta selle ära ja siis on see tehtud. Ja siis võib-olla tuleme järgmine aasta septembris või millal iganes uuesti sinna, et ja siis teeme uuesti selle asja, et see on siuke, et seda näha sellise nagu mõtteviisi muutusena, et siis ta lihtsalt lihtsustab seda, ja meil oli see võimalus ja lihtsalt ma arvan, et meil õnnestus ka see nagu selliselt maha müüa ehitusfirmale ja nagu grupile, et võib-olla jah, loomulikult, et võib-olla põhiliseks stiimuliks on olnud see nõue, mis tuleb järgmise aasta raamatupidamislik nii-öelda selle andmete esitamise kohustusena. Aga pigem ma näen, et lihtsalt see meelsus on nagu muutumas, et inimesed hakkavad uskuma sellesse, et ma arvan, et see on see kommunikatsioon ja et seda ma soovitan nagu mitte alahinnata, et lihtsalt miks seda teha on vaja, et see pidev nagu inimeste kaasamine ja selgitamine, et miks seda teha vaja on ja et kuidas see nagu, et selles protsessis kaasas hoidmine, et ettevõtted on erineva suurusega, ma saan aru, et tohutu suures ettevõttes see ei ole nagu võimalik, aga ma arvan, seal on võimalik mingeid etappe leida, kus sa saad nagu inimestele nagu selgitada, et see ei ole lihtsalt mingisugune jura, millega me tegeleme, vaid et see on nagu päriselt oluline. Ma just mõtlen nüüd seda, et lõpetuseks võib-olla olekski nagu kõige parem seda mõtet välja tuua, et ära karda seda, vaid leia need võimalused üles, mis need siis nagu edaspidi annavad. Aga kas on mingisugune mõte veel, mis sa siit tahad kuulajatele, vaatajatele kaasa anda? No ütleme nii, et mul endal on väga palju abiks olnud ChatGPT-ga kogu selle kestlikkuse teemal. Sa tead, kui palju see vett kulutab? No jah, seda küll, aga kasu on nii suur, sellepärast, et ma saan sellest hoopis paremini aru. Miks ma lihtsalt ütlen seda on see, et kõik need direktiivid ja standardid on tekstid, ja need on väga pikad ja mahukad ja GPT on LLM, see ongi selleks mõeldud, et neid tekste sinu jaoks lihtsamaks teha, et me vist just eile arutlesime seda, et istusime lõunal, et oota, aga kurat, et kuidas see taksonoomia määrus ja SRS ikkagi, et kuidas need asjad, siis panid sinna sisse, et okei, et sa oled nagu 2 trakijuhti istuvad paaris, et seleta nüüd üks seletab teisele, kuidas taksonoomia määrus ja SRS on omavahel seotud, et ühesõnaga, mida ma julgustan, on lihtsalt see on minu arust väga hea tööriist, millega sellesse sukelduda, sest sul tekib ülipalju lolle küsimusi, mida sa ei tea, kellelt küsida, küsisi robotilt, sellepärast, et ta ei kritiseeri sind, kui sa lolle küsimusi küsid. Ja paralleelselt sellega, et võib-olla lihtsalt lugeda ja uurida ja kuulata podcast, neid on päris palju, et mitte näha seda kui sellist nagu üks etapp, mida tuleb mingi poole aastaga läbida, vaid et see on mingisugune protsess, mis jääb kestma ja nüüd sa saad ise otsustada, kuidas sa sellele lähenema hakkad. Kas nii-öelda skeptilise, negatiivse nii-öelda küünikuna või siis sa võtad sellest osa ja hakkad uskuma sellesse. Ma tean, et riigi poolt tehakse ka kusjuures praegu ühte tööriista just, kus siis sa saadki selle info võimalikult inimkeeles kätte ja mugavam lugeda. Ja, aga ma ütlengi, et sul tekib hästi palju selliseid halle alasid.
nagu ja siis minul on see abiks olnud lihtsalt, et sa küsid selle halli ala kohta, sa pead muidugi oskama küsida midagi, et selles suhtes loomulikult, kui sul mitte mingit perspektiivi sellest ei ole, et see meistriklass andis meile selle väga hea ülevaate, aga just seal kohas sul tekivad ikkagi nagu, et kurat, kas see on nagu nii või naa ja siis sul on tegelikult nagu päris hea sellega nagu tööd teha, et erinevad nüansid selles, et kui sellesse teekonna sukelduda, siis inimesena saab sellest aru, et ma arvan, et ongi, et kui iganes hästi sa planeerid mingisugust nii-öelda wikit või aabitsat sellele asjale, siis seal ikkagi tekivad mingid hallid alad, et kurat, aga kuidas see ikkagi minu ettevõttele rakendub, sest üritatud on teha üks raamistik või süsteem, mis kohalduks kõikidele Euroopa Liidu ettevõtet või tegelikult maailma ettevõtetele justkui nüüd, aga see on päris keeruline, sest need ettevõtted on väga erinevaid. Ja just, aga siit vist on päris hea lõpetada. Aitäh, et aega leidsid ja tulid ja ma loodan, et kohtume veel. Ja kuulajatele, vaatajatele ma ütleks seda, et tänud ka teile ja kohtume juba järgmises episoodis. Tšau!